Tere, kallid kuulajad. See on minu esimene podcast ja ma arvan, nimi võiks olla enesetutvustus alustuseks. Ja ma tutvustangi ennast, et mu nimi on Sergei Tšekmarjov. Olen 44-aastane, 2 lapse isa, abielus. Elan Pärnus ja töötan Pärnumaa kutsehariduskeskuses Koka kutseõpetajana ja pean ka restoran Phoenix ja tegelen veel paljude teiste asjadega, aga sellega kõik siis hiljem. Mida ma veel endast räägin, et ma olen sündinud Venemaal sellises kohas nagu Komi ASSR oli kunagi linnas Vorkuta, kus siis olid söökaevandus, kus nimetame tehased või. Minu ema rääkis, et kunagi oli see 40 tehast, mis kaevandasid siis sütt, mis siis töötasid 40 kaevandust ja täna vist on järgi ainult oli 5. Ja me tulime perega ära sealt, kui ma olin 6-aastane ja kuidas me tulime, oli siis niimoodi, et minu kasuisa siis, kes teenis seal aega, tutvus minu emaga ja kuna minu siis päris isa jättis meid maha emaga, siis kasuisal oli siis võimalus või siis ütleme, ta tutvus minu emaga ja siis niimoodi kõik sai alguse. Et see on selline pikk lugu ja tänu sellele siis, kuna kasuisa oli eestlane, 6-aastaselt me sõitsime Eestisse ja elasime sellises kohas nagu Kabli siin Pärnumaal. Ja ma mäletan, ma olin 6 ja ma pidin minema kooli. Ja kuna ma läksin vene keelt, või kõik siis tollel ajal oli mul Venemaal veel sündinud peale minu veel siis 3 venda. Hiljem siis siin Eestis ka sündisid 2 õde, et meil on selline suur pere. Aga ma pidin minema kooli ja Pärnumaal ainuke siis selline kool, kus räägiti vene keeles, oli Sindis, ehk siis Pärnus. Oleks pidanud tulema Pärnusse siis Sinti internaatkooli ja ema ei tahtnud mind sinna panna ja mind pandi hoopis 6-aastaselt 0 gruppi. Oli selline lasteaias oli selline grupp olemas. Ja 1 aastaga ma õppisin eesti keele ära. Ja siis meie elu läks niimoodi edasi, et me sealt kolisime Oidremaale ja siis seal ma olin siis 1.-2. klassis, ma mäletan, ja mul läks väga hästi. Kõik hinded olid positiivsed, välja arvatud lugemine. Lugemine oli siis kõige raske minu jaoks, ma veerisin. Ja kuna me kasvasime Eesti ühiskonnas, siis eesti keele omandasin päris kiiresti ja kõik minu vennad ja õed ja ema ja täna kõik me räägime eesti keelt. Minust siis nii palju. Mõtlen võib-olla, kui midagi meenub, siis ma veel ütlen, aga miks ma seda podcasti teen või miks ma seda tahan teha? Mul on ammu meeles mõlkunud selline mõte, et ma tahaks midagi jagada, mis saaks aidata teisi inimesi. Ja mis see on? esiteks, kui me vaatame üldse nagu, mis maailmas toimub,
ja see läheb aina hullemaks teatud mõttes. Kellegi jaoks võib-olla mitte. Siis ma näen, et paljud inimesed otsivad abi igalt poolt. Näiteks on see posijad, nõiad, mingid lihtsalt huviringid, vaimsed asjad, kirik, Jumal, kõik sellised asjad. Ja inimesed ikkagi ei leia seda rahu või tõde või ma ei oskagi öelda, mida nad otsivad. Ma mõtlen nagu enda seisukoha pealt. Ja see on see asi, millest ma tahan rääkida. Ja mul meenub selline üks tsitaat, et mis hoiab inimesi eemale tõest. Ja see on see, et nad ei tea, kust seda leida. Ehk siis minu podcasti mõte on tulevikus järgmistes saadetes, nendes jutuajamistest rääkida nendel teemadel. Ehk siis see üldteema oleks usk. Usk Jumalasse. Ja siinkohal ma ei taha kuidas ma ütlen siis nimetada või öelda organisatsiooni, kus ma ise nagu käin või Jumalat kummardan. Ma tahan seda podcasti üles ehitada niimoodi, et ilma selleta, et lihtsalt inimene, kes otsib Jumalat või kes usub Jumalat, et ta võiks siit natukenegi abi saada. See on minu eesmärk. Kui inimene hakkab hiljem otsima tõde või seda teed, siis ma võin kindlalt lubada, et ta leiab selle. Sellepärast, kes otsib, see leiab. Minuga niimoodi juhtub. Hiljem ma saan ka rääkida enda lugudest, vaimsetest lugudest, mis minuga on juhtunud, mida ma olen kogenud, mida ma olen näinud, mida ma olen kuulnud. Ma mõtlen oma silmaga, vaimusilmaga ja nii edasi. Et ma loodan, et see podcast õnnestub mul. Ja mul oleks väga hea meel, kui ma saan kedagi aidata sellega või kui keegi saab siit jõudu või lohutust või rahu. See on nagu see minu mõte. Kindlasti plaan on mul kutsuda külla kedagi, rääkida või minna ise kellelegi külla, rääkida nendel teemadel. On siis see usk, on siis armastus, on siis see abielu, perekond, rahaasjad, ettevalmistus rasketeks aegadeks ja nii edasi ja nii edasi. Need teemasid tegelikult on päris palju. Ja need on kõik teemad, millega iga inimene puutub kokku varem või hiljem. Ja minu eesmärk ei ole kellelegi siin kärbseid pähe ajada või kedagi mõjutada või suunata. Lihtsalt ma soovin teha seda puhtal eesmärgil ja et lihtsalt aidata inimesi või nagu
pühakirjad ütlevad siis teenida inimesi. Seepärast nagu ma ütlesin, et tõesti, et see inimesi hoiab tõest eemale on see üks asi. Ja see on see, et nad ei tea, kus seda leida. Et kui nad leiavad midagi sellist, mis pakub inimesele rahu või armastust või õnne või lootust, see on väga suur samm. Et inimene selle leiab, siis ta on iseendaga rahul. Siis ta teab, kuidas elada. Kui ta teab, kuidas elada, siis ta saab aidata teisi sellel teel. Siin tekib küsimus, et miks me siis üldse elame. Mis on elu eesmärk? Et kust me tulime või miks me elame? Mis saab peale surma? Need näiteks 3 küsimust on alati sellised, mida inimene mõtleb oma elu jooksul, varem või hiljem. Ja need on suured teemad ja minu mõte ja soov on siis, et võttagi ette need ükshaaval. Näiteks, et järgmine meie saade võiks rääkida usust. Mis on usk? Mis sõna usk tähendab? Järgmine näiteks võiks olla, et palvetamine või kes on Jumal või mis on abielu. Miks inimesed teevad kurja? Valikuvabadus ja nii edasi, nii edasi. Et need teemasid on päris palju. Ja vahest, kuna ma ise töötan koolis ja ma näen neid õpilasi igas vanuses, isegi täiskasvanud inimesi. Ma puutun kokku päris paljude inimestega igal pool, koolis, restoranis, kirikus. Et ma olen päris aktiivne inimene ja ma vahest olen kurb selles mõttes, et nagu ma näen, et inimestel on nii palju probleeme ja nad ei tea, mida teha. Nad ei tea, kust otsida vastuseid. Nad on katki, nende perekonnad on katki. Ja nagu see teeb kurvaks ja ühiskond väga ei pööra sellel tähelepanu. Ühiskond, ma mõtlen sinna all siis omavalitsused, meil on olemas igasugused organisatsioonid, kes saaks aidata, aga need kõik maksavad. Inimestel ei ole ju raha selle jaoks. Ja siis jääbki see nagu probleem lahendamata. Et ei ole sellist nõustamiskeskust või kes aitaks inimesi, kes soovitaks. Koolis sellest ei õpetata. Vähemalt ei ole sihukest ainet, mina nagu ei tea, ma olen küsinud küll meie koolis pedagoogidelt, aga mingi üldaine on, aga räägitakse kaudselt, ei keskenduta nagu nende probleemidele või võib-olla noored ei julge ka küsida. Ja mitte ainult noored, ka ütleme siin täiskasvanud inimesed, et mina seda kogenud, nad ei julge küsida, nad ei julge küsida abi. Seepärast nii on õpetatud. Et sa pead ise hakkama saama. Ja kõik need asjad kokku, millest ma olen rääkinud, see aiendabki mind rääkima nendest. Ja ma loodan väga, et ma püsin nagu reel nende teemadega, et inimestel, kellel on siis küsimused, elutähtsad küsimused, et ma saan nendele vastata. Võib-olla on küsimusi, mida ma ei tea. Lihtsalt andke mulle andeks, ma olen ikkagi inimene. Ma ka õpin ja kogen oma kogemustest. Lihtsalt teatud asju on, mida ma näen ja ma tean ja minu jaoks on väga lihtsad. Ma elan nende järgi ja ma olen õnnelik
minu elu on korras. Ja seda ma tahangi nagu teiega jagada. Ja tänaseks ma arvan, ma lõpetan. See on minu esimene podcast ja kes seda kuulas, kel pakkus huvi, oodake siis järge. Nägemist. Tere, kallid kuulajad. Meil on täna külas või meiega on Viimsa Pühade Jeesuse Kristuse kiriku missionäärid, vanemad. Tere. 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 Ja meie teemaks on täna usk. Et me räägime sellest, et mis on usk, miks peaks üldse uskuma või miks inimesed usuvad, kes usuvad midagi ja vaatame, kuidas meil see kujuneb. Ja kõigepealt võibollagi siis arutame, et mis teie arvates tähendab usk. Ja muidugi siis ma saan ka pärast omalt poolt nagu öelda, mida ma olen õppinud, mis tähendab minu jaoks usk. Aga alustame siis kuskilt. Palun. Ja ma arvan, et minu jaoks usk, see on nagu, et ma usun Jumalasse ja et ma usun, et ta võib mind aidata. Ma arvan, et selles elus, et usk, see aitab mul nagu näha, kuidas ma võin saada õnnistused või abi kuskilt. Et selle usu pärast tuleb õnnistused minule. Ja et see selgitab minule sel viisil, et usk on teadmised millestki, mis ei ole nähtav. Et me usume sellesse asjasse, mida me ei saa näha. Jah. Mulle usk on huvitav sõna. No üldiselt ma arvan, et minu jaoks usk tähendab lootus. Ma loodan, et midagi hea tuleb minu ellu. Ma loodan, et asjad lähevad paremaks või ma ei tea. Kui mul on probleem, siis mul on usk, et lahendus tuleb. Või kui mul on mure, mul on usk, et rahu tuleb. Ja minu jaoks üldiselt minu elus usk on see võim, mis annab mulle lootus ja minu põhjus, miks ma ärkan üles iga päev, kui see on arusaadav mõte. Okei, hästi. Siis minu jaoks usk ongi seesama, mis te nagu nimetasite, on siis nagu see lootus, ehk siis ma loodan midagi või millegile, mida ma ei näe, aga ma nagu loodan. Ja minu teada pühakirjad ütlevad ka, et ei saa enne nagu näha midagi või imesid nagu tunda, kui te ei pane usku proovile. Ehk siis, et meil esiteks peab olema usk ja siis alles nagu tulevad need nagu imed. Ja ütleme siis, ma olen veel õppinud, et usk ilma tegudeta on ka surnud. Kui me ei tegutse, siis me ei saa nagu seda rakendada. Aga mul on veel küsimus, et võib-olla paljud kuulajad, kes kuulevad, et ei saa nagu hästi aru, aga miks ma peaksin uskuma üldse? Nagu Jumalasse, kui me räägime Jumalast, miks ma peaksin uskuma? See on huvitav küsimus. Ma arvan, sa ei pea esiteks, aga kui sa tahad või kui sa mõtled, et sinu elu saab paremaks olla, siis sellepärast ma usun Jumalasse. Ma usun paremale maailmale, kui ma usun ja minu meelest on see, et kõik, mida ma usun, nemad on head asjad. Ja see Jumala plaan, millest ma õpin
või millise ma panen oma usku, see toob mulle rahu ja õnnistusi ja õnne. Ja sellepärast ma usun, et need asjad on õiged ja et iga päeval ma saan näiteks elada oma perega igavesti või et surm ei ole lõpp, et ma saan elada jälle, need asjad toovad mulle rahu ja sellepärast ma otsustan uskuda. Ehk siis sul on nagu ikkagi sa nagu loodad, on ju, ja siis sa usud ja sa natuke rakendad seda ja siis sa saad nagu seda rahutunnet. Jah. Okei. Jah. Ma arvan, et nagu sellega, et usk, see annab meile asju, aga lootus ka annab meile. Ja ma arvan, et usk, see on andnud mulle nagu põhjus siin elada ja tegutseda asjadega. Ma arvan, et kui me usume millessegi, et meil on nagu eesmärks, et me teame nagu kuhu me lähme. Ja ma arvan, et sellepärast nagu sina ütlesid see, et usk nagu ilma tegutseda ei ole nagu midagi, see on asjata. Ja ma arvan, et me saame selle põhjuse usust ja siis me tahame tegutseda, sest me usume, et kui Jumal on olemas, et ta võib meid aidata, et me lähme kuskile pärast elu ja siis me teame seda või me usume seda, siis me tahame teha midagi siin elus. Et see annab meile nagu lootus ja rahu, et edasi käia. Et usk on siis hea asi. Jah. No näiteks sa rääkisid Jumalast, et meil ongi hea siit nagu minna edasi nagu järgmise küsimusele, et usk nagu kellesse või millesse. No, paljud inimesed ütlevad, mina usun iseendasse, et mul ei ole Jumalat vaja. Aga muidugi igaüks võib ise endasse uskuda. Aga kui me usume Jumalasse, meie vahest kutsume inimesi nagu uskuma, et me tutvustame nagu Jumalat neile, et nende elu võiks minna paremaks. Ja siis minu kogemuse põhjal paljud nagu ütlevad, et mina ei usu Jumalat või Jumalat ei ole olemas, et näita mulle. Nii. Ja siin tekib see küsimus, et kui ma ei ole näinud ja kui ma ei ole katsunud, siis Jumalat ei ole olemas. Et nüüd ongi see sama koht, et me peaksime rakendama usku, jah? Et kui me rakendame usku, siis me alles näeme nagu midagi või tunneme. Ja kunagi, kui missionäärid mind õpetasid, ma mäletan, oli üks hea näide. Ma esitasin neile sama küsimuse, mina tean, et Jumal on olemas, aga et just selle küsimusele, et näita mulle Jumalat või kus ta on, siis missionäär küsis, et aga siis küsi sellist küsimust, et kas tuul on olemas? Ma küsin teie käest. Jah, on. Kuidas sa tead, et see tuul on? Ma tunnen seda. Sa tunned, Aga ma ei näe. Just, et Jumalaga on täpselt samamoodi, et Jumalat me saame tunda, aga mitte näha praegu. Et, ja ma mäletan, kui ma sellest õppisin, siis see andis rohkem nagu sellist veel nagu, ma ei tea, jõudu või sellist nagu, et ja kui niimoodi nagu, me mõtiskleme selle, siis me nagu hakkame mõistma nagu. Jah. Okei, aga räägime siis nagu usk Jumalasse. Mida see nagu tähendab või mida see võiks tähendada inimese jaoks, kes näiteks kuulab mind esimest korda? Ja ma arvan, et sellega me usume Jumalasse, aga nagu kes on Jumal, on päris tähtis teada, enne kui me usume temasse. Ja nagu lühidalt, me usume, et ta on meie taevani isa. Ja ma arvan, et kui me ütleme seda niimoodi, me saame võrrelda teda nagu meie isaga siin maa peal. Ja me usume, et nagu me usume temasse ja me usume, et ta armastab meid, just nagu meie isa siin.
et ta tahab meid aidata. Ja selle nagu me usume temasse, et me nagu räägime temaga nagu palve kaudu või mida iganes. Lihtsalt, et me näitame temale, et me loodame, et ta on olemas. Me usume, et ta on olemas ja me usume, et ta tuleb meie appi, kui me vajame. Väga jah. No sa küsisid varem, eks ole, miks me peaksime uskuma ja minu jaoks, kui ma saan aru, kust ma tulin ja miks ma tulin sellele maailmale, siis ma saan aru paremini, miks ma peaksin uskuma. Me usume, et me elasime taevas Jumalaga ja me valisime maailmale tulla ja sellepärast me peame uskuma. Ilma usuta siis see elu ei ole proovilipanek või ei ole väljakutse meie jaoks. Me oleme siin elus õppida ja kasvada ja panna oma usaldus Jumalasse. Yeah. Mul oleks küsimus, kas ma saan õigesti aru, siis on nagu elu kergem või? Võib-olla, jah. Ma isegi ütleksin, et see saab nagu raskemaks. Aga et ma arvan, et kui me usume, et meie vaatenurk, et see tunneb meile kergemalt. Tundub? Ja. Või et me saame läbida selle paremini. Ja või on lihtsam. No mulle nagu täna tundub, et minu teadmistega, mis ma olen õppinud aastatega, siis on kergem elada. Sest kui sa täidad käsku, siis see seadus ei kehti enam. Yeah. Ma olen nagu vaba nagu sellest käsust, sellest ma ju täidan seda või see on täidetud. Et ma saan nii nagu aru. Jah, aga ma segasin, sa tahtsid midagi veel öelda? Ei ole, jah. Ma arvan, et see pühakirja koht puudub siia natukene sellest, millest me oleme juba rääkinud natukene. Ja nende jaoks, kes kuulevad, see tuleb Mormoni raamatus, konkreetsemalt Alma raamatus. Siin prohvet ütleb neid sõnu siin. Jah, ja palju ütlevad, kui sa näitad meile tunnustähte taevas, siis me teame kindlalt, siis me usume. Nüüd ma küsin, kas see on usk? Vaata, ma ütlen teile ei, sest kui inimene midagi teab, siis ei ole tal mingit põhjus uskuda, sest ta teab seda. Ja nüüd palju rohkem nähtud on see, kes teab Jumala tahet ja ei tee seda, kui see, kes ainult usub või kellel on ainult põhjus uskuda ja langeb üleastumisse kiusi. Nüüd seda asja te peate otsustama, vaata, ma ütlen teile, et see on ühest külgest võttes samasugune nagu teisest ja see saab olema igale inimesele tema teagude järgi. Ja nüüd nagu ma usu kohta ütlesin, usk ei ole täislik teadmine asjadest. Seepärast, kui te on usku, siis te loodate asjadele, mida pole näha, mis on õiged. Ja. Super. Täiuslikud nagu sõnad. Jah, ma arvan, et see selgitab sellest paremini, kui ma saan. Eks ole? Jah, et see nagu, kuidas ma ütlen, see nagu võtab kõik kokku, mis me nagu praegu rääkisime. Ja. Et ja paraku niimoodi on, et inimesed ikkagi küsivad ju hästi palju ja nad ei mõista nagu palju. Ja pühakirjades tegelikult ju me saame vastuseid konkreetselt. Kindlasti. Ja väga täpselt, et ma olen ka nagu sellega nõus, et ikkagi kui me mõistame, et me oleme Jumala lapsed, on ju, ja meie Jumal, kellesse me siis usume, kes on meie taevane isa, on andnud meile need vahendid, need pühakirjad, mida lugeda ja kõik tarkus on nagu seal olemas. Ja see on ka, ütleme, üks siis paljudele üleskutse, et miks me nagu inimesi kutsume nagu lugema pühakirja või miks nad peaksid lugema. Ma arvan minu jaoks, kui me räägime usust, ma arvan, et kui meil on usk, siis me tegutseme selle usuga, eks ole.
me lihtsalt ei istu ja midagi ei tee. Me tegutseme ja minu jaoks tegutsemine tähendab palju asju, aga üks on pühakirja lugemine. Kui ma olen usk, et Jumal on olemas, siis ma tahaksin temast rohkem õppida ja saada seda tarkust tema sõnade kaudu. Nii seetõttu ma loen pühakirju ja ma õpin temast ja ma rakendan oma usku temasse tehes seda. Ja ma praegu mõtlesin oma lapsepõlve peale, et kui ma olin väike poiss, ega keegi ei sünni siia maailma, tal on nagu suur usk. Et usku saab kasvatada nagu väiksest seemnest, nagu me teame seda lugu pühakirjadest. Et kõigepealt nagu me peab olema see väike soov, siis me peame teda toitma, andma talle nagu head toitu, valgust, vett, mis iganes. Kui me võrdleme seda näiteks seda sõna seemnega ja siis see kasvab meie hinges ja avardab meie nagu arusaamist ja siis see kasvab usk niimoodi. Ja ma mõtlesin, et kuidas mina üldse kirikusse jõudsin, oli niimoodi, et ma ei mäleta 13-14 ja ma käisin koolis, tavalises koolis ja ma rääkisin klassi vennaga ja küsisin, et mis sa nädalavahetusel teeb, mis sa teed, ta ütles, et tuleb pühapäeval kooli. Ma ütlesin, meil ei ole pühapäeval kooli, et kool on kinni. Ta ütles, see on üks teine kool. Ma nagu, okei, mis te teete seal? Me loeme seal piiblit ja siis me seal mängime mingi lauamänge ja siis niimoodi ja siis pärast saame Soome. Et kõik, kes pühapäeva koolis käisid, said Soome. Aga 90-ndatel oli see, kuidas ma ütlen, selline populaarne nagu peibutus, nagu inimesi meelitati, kuna Soome või üldse need meie naaberriigid olid siis ju suletud, ei saanud reisida. Siis Soome oli nagu inimeste jaoks välismaa. Ja siis kutsuti noori hästi palju nagu kirikusse, nagu sellepärast, et kuna kirikul olid siis sõprussuhted Soomega. Ja ma mäletan, ma läksin sinna ja see oli huvitav kogemus, et kirik oli minust 4 kilomeetrit kaugemal. Ja see oli talvel ja ma läksin jala ja tuli üks auto, siis ma tegin seda autostoppi, nagu hääletasin ja üks mees võttis peale mind. Ja see mees oli habemega, selline, ja siis viis mind sinna ja ta pani üle ristmikul maha mind. Ma ütlesin, pangeme siin maha, läksin seal maha ja siis ma läksin sinna nagu siis kultuurihoonesse või kirik või kogudus, mis seal oli, lähen sinna ja vaatan, see sama mees oli seal, kes mind peale võttis. Et see oli esiteks huvitav nagu kokkusattumus. Ja siis ma hakkasin, vaikselt hakkasime õppima seal, nagu piiblist, meie isa palve ja terve siis meie see klass, kes seal oli koolis, me käisime seal. Ja niimoodi me kasvasime, pärast meist see sama mees tegi skaudi laagrit, me õppisime skaudiks, igast põnev oli tegelikult ja siis see oli Luteri kirik muidu ja siis ma sain ristitud 4 või 3, ma enam ei mäleta, nagu klassivennaga. Muidugi see on eraldi selline teema, mida me saame kunagi nagu rääkida ristimisest ja sellest. Aga ja kuni siis tänaseni, siis ma mõtlen, et see teekond on olnud niimoodi nagu vaikselt nagu sammu haavalt, et usk ei tule kunagi niimoodi nagu kohe, et usk kasvab läbi tegude. Ja võib-olla ma küsin teie käest, et kas teil on mõni kogemus lapsepõlvest, kuidas usk määras rolli nagu teie elus või nagu te saite teada, et või nüüd ma pean rakendama usku? Jah. Ja ma arvan, et nagu kui ma olin nagu keskkoolis, mul oli nagu exaam, nagu et mine ülikoolile, et nagu ma võtsin selle exaami ja siis kõik ülikoolid vaatavad sellele. Ja ma teadsin sel ajal, et nagu mind ei piisav sellele, et ma vajasin
Jumala abi. Ja nii ma õppisin nagu, aga sellega ka ma palvetasin ja paastusin. Ja ma arvan, et nagu palve ja paastu, need on kaks väga head asjad, mis näitavad Jumala meie usku. Ja see oli erinev minu jaoks sel korral, sest nagu enne seda, kui ma võtsin eksami, et ma läbisin normaalselt, aga ma ei teinud seda nagu Jumala abiga. Aga siis, kui ma tegin seda Jumala abiga, ma nägin, et ma läbistasin, aga ma tegin seda hästi palju paremini, kui ma suudaksin ise. Ja ma tean, et nagu, see on nagu imelik nagu kellegi jaoks, kes ei tunne Jumalat, et nagu see mees lihtsalt tegi paremini sel korral. Aga kui see inimene näeks, nagu mida ma teeksin enne seda, ma arvan, et nad arvaks ka, et Jumal kindlasti aitas. Jaa, see on hästi hea, mul tuletas ka kohe meelde, et siin on vahe nagu sees, kas teha asju usuga või teha nagu usuta või teha usuga koos Jumalaga. Need on täiesti erinevad. Et samamoodi mul nagu ülikooli näide, et kui sa nagu lähed, hommikul alustad palvetamist ja sul on usku, et taevane isa aitab sind, meie isa on ja sa paned lootuse tema peale siis, ja rakendad usku ja tegutsed, siis 100% või rohkem, 200% ta nagu aitab sind. Päeva lõpus sa näed nagu tulemusi nagu. Ja näiteks mul ka näide ülikoolist, et ma läksin ülikooli. Ma kunagi ei tahtnud minna ülikooli. Ma lihtsalt sattusin sinna. Et mul nagu lihtsalt praegu see töö nagu nõuab seda selle pärast. Aga 100 punktist ma sain 92. Siis ma nagu ise imestasin, kuidas mida ma tegin. Nagu ma ei teinud midagi erilist oma arust. Aga järelikult see sõit nagu Tallinnasse ja palvemeelselt palvetad, et sul läheks hästi kõike. Ja siis nagu Jumal nagu aitab meid, toetab meid. Et see ongi nagu selline nagu tulemus. Aga vaata, kuulajate veel, kes kuulavad, et siin käis läbi näiteks palvetamine ja paastumine. Et need on sellised eraldi teemad, mida me kunagi räägime eraldi, et kõik võiksid kuulata ja rakendada seda nagu oma elus. Yeah. Aga kas sul on midagi veel? Ja, mul on näide usu kohta. Nagu sa ütlesin, et usk tuleb tasapisi või peame kasvama usku. Ma mäletan, kui ma olin noorem, ma elasin Uhtas osariigis Ameerikas. Ja siis minu pere, me kolisime Californiasse. Ja oli sel ajal, ma arvan, et ma olin 13 aastat vana või umbes sel ajal. Minu vanemad lahutasid ja see oli päris raske kogemus minu elus. Ma ei ole kogenud midagi sellist kuni selle ajani. Ja siis me käisime kirikus perena enne seda, kui me elasime Uhtas. Inimesed, kes elavad Uhtas, on väga uslikud inimesed. Oli teistmoodi Californias ja kohe, ma ei teadnud või sellepärast, et usk polnud populaarne seal, oli päris raske. Ja siis sellepärast minu vanemad lahutasid, minu isa ei käinud kirikus enam. Ta sai alkohoolikuks ja siis minu õed ka sai alkohoolikuks ja see oli päris raske või hull aeg mu elus. Ma mäletasin, et ma väga soovisin, et mul oleks isa, kes oli pressuluse hoidja. Ja me saame rääkida pressulusest teine aeg ja mis see on. Aga põhimõtteliselt ma soovisin, et mul oleks isa, kes oleks tugev mees, kes oleks usklik mees, kes hoiaks meie peret ja juhataks meid.
ja sel ajal mul polnud. Aga oli sel ajal ma sain teada esimest kord, et Jumal oli olemas ja tema oli minu taivaan isa, minu täislik isa. Ja ma panin oma usaldust temasse ja ma uskusin temasse ja ma mäletan, ma palvetasin ja ma küsisin tema käest, et mul oleks isa, kes tuleks minu perele, kes oleks selline pressulishoidja ja selline usklik mees. Ja see ei tulnud kohe. Ma ootasin palju ja mõnes mõttes ma sain selliseks meheks minu pere jaoks kuni ajani, mil mu ema leidis mees nimega Rob, tema on tubli ja tema oli usklik mees, tema oli selline mees, kes aitas me peret ja me käisime kirikus jälle ja me leidsime seda usku. Aga see on tänu Jumalale, et me jõudsime siia ja see nõudis palju aega ja palju usku ja ei tulnud kohe. Aga oli näide mulle, et kui meil on soov, kui on see veriline soov, on hea soov ja me siiralt küsime Jumalalt, et tema annaks seda meile, siis ta annab. Ja võib-olla see ei tule kohe või ei tuleb sellel viisil, kuidas me ootame, aga see tuleb küll. See on näide minu jaoks usu kohta ja sellest, et miks me usume, miks me ootame, oleme kannatlikud sellega, aga see tuleb. Väga liigutav lugu. Aitäh. Et nagu me teada saime, siis et usk ei ole ei tule nagu niimoodi silmapilkselt. Yeah. Kuigi me teame lugusid ju pühakirjadest, et näiteks kõige suuremad tagakiusajad või ateistid on saanud nagu silmapilkselt ka uskujaks. Mm-hmm. Et kes on näinud ingleid või ja on pöördunud. Yeah. Et juhtub ju selliseid imesid ka nagu. Yes. Nagu me teame, piiblis oli see Paulus vist, Yeah. Paulusega juhtus. Alma. Ja neid mõned veel. Et usk on üks hea asi. Kas võib-olla te soovite küsida minult midagi, mida ma ise ei oska praegu? Ja võib-olla ma küsiksin. Ja, palun. Ameeriklastena olla usklik inimene ei ole väga imelik või ei ole väga hull asi. Aga ma tean, et siin Eestis on teistmoodi. Nii, mis on sinu kogemus sellest, et sina oled usklik mees? Paljude eestlastega, kes võib-olla ei ole usklikud või nemad on usklikud lootusesse või midagi, aga mitte Jumalasse. Mis on sinu kogemus sellega? No, minu kogemus on see, et me teame, et vist statistikat tehti, et eestlased ei ole kõige usklikum rahvas, ütleme, see protsent on hästi vist madal või kõige madalam. Ja see on oma jälje jätnud sellepärast, et vaata, kui meil oli nõukogude aeg, mina olin siis muidugi väike poiss, aga ma kuulen siin vanematelt inimestelt, et kui oli Vene aeg, siis tollel ajal ei lubatud uskuda. Sa ei tohtinud käia kirikus, need, kes tahtsid käia, need ei saanud käia, siis tehti seda salaja. Ja see jättis inimestesse sellise hirmu võib-olla, nii palju kui vanemad inimesed on rääkinud. Kui mina olin noor, minu peres ei räägitud ka Jumalast nagu ühtegi korda. Ma ei mäleta üldse. Ja see ongi, sa nagu leiad ise selle tee. Ja näiteks täna, kui ma ise töötan ju koolis ja ma näen neid noori inimesi, ega nad ei tea väga, mis asi usk on või kes on Jeesus Kristus või ja teevad nalja selle üle. Et ma ei oska öelda, see on raske
raske võib-olla, et ma ei tea, teekond või et ma ei kujuta ette, aga noh, vähemalt ma tean seda, et selline jälg on olnud, aga ma olen ka tähele pannud töötates noortega, et noored on avatumad just sellises eas, kui nad on nagu ütleme, kui päris väiksed võivad olla. Näiteks kui mul omad lapsed olid väiksed, siis lapsed ikka küsivad, et kas sa sured ära, on ju. Siis ma ütlesin ükskord, jaa, me sureme kõik ära. Ja siis läks natuke aega mööda ja mu tütar hakkas nutma. Tal tekkis nagu hirm. Seepärast teadmatus tekitab hirmu. Ja ta hakkas nutma ja et ma ei taha, et ära surete. Ja siis abikaasa nagu sõimas mind, et mida sa tegid, on ja. Ma ütlesin, ma ju rääkisin tõtt nagu. Et kas me sureme ära? Jah, me sureme ära. Ja lapsest see tekitas sellist hirmu ja ta hakkas nutma. Aga nagu vanemas eas ka, ma olen tähele pandud mingi 13, 14, 15, isegi 16 on noored, kes nagu otsivad midagi. Nad otsivad vaimseid asju. Aga lihtsalt milles on probleem? Probleem on selles, et kuna maailm pakub igast erinevaid asju, keegi soosistab, tule meile, teised ütled, tule, me oleme paremad, teised, me oleme õiged. Et siin tekib ka nagu hästi palju konflikte ja nagu segadust, et kus on siis see nagu Jumal või nagu, et kus on nagu see õige kirik või sellised küsimused, et mida inimesed ju küsivad, on ju. Nendel teemadel me saame ka kunagi kõik nagu rääkida nagu sügavamalt, on ju. Aga ma arvan, et täna mul oli koolis, kusjuures samamoodi oli kahe nagu õpilasega oli jutt, tuli ja nad hakkasid ise rääkima mingit piiblist ja siis natuke usust ja siis ma ütlesin nii palju, et te võite ateistid olla. Üks ütles nagu ta vist isegi pani pühakirja põlema ja nii edasi. Ma ütlesin, et sa võid ateist olla, aga ma võin sulle öelda, et igas inimeses, kes siia maailma on sündinud, on see valguse nagu Kristuse valgus. Ja kui sa oled kunagi nagu nii põhjas või nii hädas, nagu inimesed on, siis viimane asi, mida ta teeb, ta hüüab keda? Jumalat. Ja. Et nagu, see on nagu, ma ei tea, sisse kodeeritud nagu inimesele, kui ta sünnib. Või kui ta sünnib. Et minu selline kogemus on näidanud ja ma selles mõttes ei heida meelt, et kui eestlased ei ole usklikud. Ma lihtsalt saan sellest aru, et kui me oleme Jumala lapsed ja kõik, kes siin elavad, on Jumala lapsed, siis varem või hiljem nagu Jumal valmistab nende jaoks tee. Ja. Kuidas? See on iga inimesel nagu erinev. Kas ta tuleb läbi raske tee, selle laia tee, või ta tuleb nagu otse ja ta kuuleb. Mõni võib-olla saab ilmutust, nagu, ma ei tea, võib-olla sõber räägib talle kirikust. Et need teid on päris palju nagu. Jah, nagu ma rääkisin, et kuidas mina sattusin üldse kirikusse või nagu usu teele, lihtsalt klassivend ütles, et meil on pühapäeva kool, nagu kõik algas sellest, et tema lihtsalt Ant rääkis. Edasi, mida ma pidin tegema, ma pidin tegutsema. Yes. Ja siis me jõuame jälle sinna tagasi, et näed, on usk, seeme, ja siis me peame tegutsema. Ehk siis ma pidin minema sinna pühapäeva kooli, nii sealt sain järgmise nagu seemne, lisavalgust, lisaõpetusi, rea pealt, natuke siit, natuke sealt ja niimoodi on nagu minu usk täna kasvanud. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele? Jah, vastaski ju. Okei, väga hea. Siis ma võin küsida küsimus ja te nagu mõlemad vastada. Aga me rääkisime alguses nagu usk Jumalasse ja siis sa mainisid usk Jeesusesse, Kristusesse ja ma tahtsin küsida nagu, mis on nende nagu erinevus? Vot see oli küsimus. Okei, ma mõtlen. Usk Jumalasse ja usk Jeesusse Kristusesse. Põmm. Yeah. No ma tean seda, et nagu Jumal on minu isa
Jeesus Kristus on tema poeg kui ka meie vanem vend. Usk Jumalasse kui sellisesse, ma arvan, et ta on nagu, minu isa, nagu see on nagu see, mida ma usun. Jeesus Kristus on see, ma olen õppinud, ta on meie vanem vend ja ta on nagu vahemees. Yeah. Ehk siis Jeesus ütles, et mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Et ja kui me teame seda suurt nagu, täna ma tean nagu seda pääsmisplaani ja kõike seda, et need teadmised, mis nagu ma olen õppinud, siis ma mõistan seda, et usk Jeesuse Kristusesse on nagu see nagu pääs isa juurde tagasi koju nagu. Ma mõtlen, kas mul tuleb veel midagi meelde, mis on nagu seos sellega. Ja samamoodi nagu Piiblis ütleb, et isa, Jeesus Kristus ja püha vaim on nagu kõik nagu üks on ja selles mõttes nagu üks jumalus. Täna nagu mina tean, et on isa ja nagu poeg, kes on Jeesus Kristus ja püha vaim, kõik on nagu erinevad. Et lihtsalt ma mõtlen sinu küsimuse peale, et mis on nende erinevus on, aga ma mõtlen nagu seda, et kumb siis nagu tähtsam on. Jah, ma arvan, et võib-olla nagu nad käivad käsikäes selles mõttes, et kui ma on usk Jeesusesse, Kristusesse ja samuti ma on usk taivasesse isasse, et näiteks ma on usk, et Jumalal on plaan minu jaoks ja et ma elan pärast elu ja kõik need asjad selles plaanis ma on usk, et need on õiged. Siis samal ajal ma on usk, et tänu Jeesusele, Kristusele Jumala plaan läheb täide. Et tema on see vahemees, nagu sa ütlesid. Ja ma arvan, et keskes on Kristuse lepitus või tema ohverdus meie jaoks. Et tänu sellele me elame jälle ja me ületame kõike, mis on raske selles elus. Me ületame maailma ja minu jaoks on see usk tema lepituse ja temasse, Kristusesse ja samuti Jumalasse. Tema on see halastav Jumal, et tema on õiglane Jumal ja käsikäes. Käsikäes. Ja me teame Piiblist ja teistest pühakirjadest, et ju näiteks kui me palvetame, siis Jeesus ütles, et paluge isa minu nimel. Et me palume nagu pöördume taevas isa poole, siis me nagu palume Jeesuse Kristuse nimel. Et see näitabki, et Jeesus Kristus on nagu meie vahemees ja hiljem, kus ma ütlen, Jeesus Kristus siis nagu seisab meie eest, isa ees ja nagu annab aru siis või et ma saan nagu niimoodi aru. Et see on päris põnev ja sügav. Aitäh, hea küsimus. Ja ma lihtsalt tahtsin nagu lisada, et ma arvan, et me usume nendesse erinevalt, sest me ootame erinevaid asju nendelt. Ja nagu, mis asju? Nagu isalt me ootame nagu õnnistusi ja asju, nagu selliseid asju, aga Kristuselt ta nagu meie võimaldaja. Kes see? Nagu võimaldaja või võimaldaja? Ja ta võimaldab meid. Ja võimaldab meile. Ja et me saame naasta Jumalale tema kaudu, et nagu ilma temata ei ole võimalik, et nagu see terve plaan, see töötab Kristuse pärast. Ja arvan, et nagu ma usun temasse, et nagu ma saan naasta Jumala juurde, aga ma usun Jumalasse, et nagu õnnistuse tuleb, et ma saan ise nagu minna läbi ja siis Kristus lihtsalt võimaldab seda kõigi minu jaoks. Või siis nagu Kristus võimaldab meile ja me saame siis nagu minna. Ja väga hea. Päris nagu arusaadav ja selge. Aga kuulajatele ka veel
et me kunagi, ma ei tea, mis saates, aga vaatame järjekorras, me räägime sellisest teemast nagu päästmisplaanis. Ehk siis me räägime, et milline plaan oli või on Jumalal ikka veel oma laste jaoks. Et või näiteks need 3 põhiküsimused puudutame ka läbi nende vestluste, et nagu kust me tulime, nagu miks me elame ja mis saab peale surma. Sest need on need 3 küsimust, mida inimesed varem või hiljem nagu küsivad nagu. Ja ma usun, hästi palju teie käest küsitakse ka. Jah, iga päev. Iga päev. Miks Jumal on näiteks ebaõiglane? Et miks ta lubab näiteks sõda praegu? Et miks ta midagi ei tee? Miks väiksed lapsed surevad? Et need on sellised tüüpilised küsimused, et mida me saame kunagi ka arutada. Aga kas meil on veel midagi usu kohta? Võib-olla mingi hea pühakirja koht? Proovin meenutada. Ja siis võib-olla me saame otsad kokku tõmmata oma esimese selle podcastiga. Ja näiteks kuulajatele ka veel teadmiseks, usk on näiteks selline asi, et kui me rakendame seda, siis sellega võib imesid teha. Me teame näiteks, et läbi pühakirjade, et näiteks Mooses läks läbi Punase mere, et Abraham nagu saatis korda mingid tegusid ja paljud teised prohvetid piiblis, et kõike nad ei oleks seda muidu teinud, kui neil ei oleks olnud usku nagu Jumalasse või ütleme siis Jeesusesse, Kristusesse, Vana Testamendi Jehova näiteks, kui on Vana Testament. See pühakirja koht siin sarnaneb selle salmiga, mida ma lugesin varem. Aga on viimane osa siin, mis on väga huvitav mulle ja võib-olla Sergei, sul on parem eesti keelt. No nii, mis salm? 6. Ainult üks salm või? Jah. Ja nüüd mina, Moroni, tahan rääkida veidi nendest asjadest. Ma tahan näidata maailmale, et usk on midagi, mida loodetakse, aga mida ei nähta. Mispärast ärge vaielge, kuna te ei näe, sest te ei saa mingit tunnistust enne teie usule proovile panemist. Ja täpselt nii ongi, et mul on nagu see meeles, aga ma ei ole nii täpselt nagu see meeles. Et põhimõtteliselt nii palju, kui ma olen rääkinud oma tuttavatega või isegi võhivõõrastega vahest, kes küsivad, et see ongi see sama asi, et ta ütleb siin, et ärge vaielge, kuna te ei näe enne, kuna te ei näe, sest te ei saa mingit tunnistust enne teie usule proovile panekut. Ehk siis esiteks me peame rakendama usku, peame uskuma ja siis me alles näeme. Jah, just. Nii see on. Nii on. Ja ma arvan, võtame selle kokku teema ja ütleme seda Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Amen. Aitäh kuulajatele ja jääge ootama meie järgmist podcasti. Nägemist. Ciao.